Tervitus Merike numbrite keelest. Nii nagu lubasin, siis siin on suvi 2025, et mis see siis meile toob. Selline veitsu kokkuvõtlik, natukene infot andev, natukene rohkemgi. Et kui sa minu kanalil oled juba pikemat aega, siis sa tead, et ma olen pannud aprill 2025, tasub käia vaatamas, kas läks midagi kokku või mitte. Siis on mai 2025, siis on juuni. Juuni on natuke teistmoodi üles ehitatud, et mõni oli väga võetud sellest. Ma arvan, et suur osa teist oli võetud sellest, et minu jaoks oli ka seda päris huvitav teha. Võttis natuke rohkem aega. Nii, aga siin võtan siis sellise 3 kuud, juuni, juuli, august. Juuni on nüüd küll juba sellise, mis ta on kalendris 19. Vaatasin seinale. Noh, täpselt niimoodi, täpselt keskelt 3 poole peale, natuke üle. Nii, aga mõni teist on kogenud, et see aasta on alganud kuidagi läbi raskuste. Kui see on nii, siis tead, aasta 2025 on puhastuse aasta üleüldiselt. Siis seda siis nii vaimselt kui ka sõna otses mõttes füüsiliselt. Kas tekib soov teha endale siis täiesti nagu restart tervise osas näiteks, et hakkad tervislikumalt elama, käituma, mida iganes. Siis lõpetad näiteks mingisugused suhted või mingid suhted hakkavad justkui vägisi lõppema. Nii tööalased, mis siis on sõprussuhted, kooselusuhted, ükskõik mida, et ärge võtke ainult siin, et ma räägin ainult partneritest, kindlasti mitte. Ja suhted siis lihtsalt, mis ei ole juba, mis ei tööta, ütleme niimoodi. See nagu tajud, et see venib nagu püksikumm. Siis seda siis kogu selle jooksva aasta jooksul. Ja kevadel tajusid sa juba seda tunnet, et sa võisid midagi justkui kaotada, midagi väga ootamatult, näiteks rahakoti, kaardi, telefoni, mingi lemmikeseme. Ja täitsa niimoodi, et sa nagu ei saa aru, et kuidas see võimalik on, et see ära kadus. Ja see on selle kevade suhtes täiesti okei, et see energia oli selline. Seepärast, et 2025 hakkab, see on 9. Ma vaatan, mul on see kuskil siia veel kirjutatud ka, et ma ette ei tõttaks. Ja siis kevadel võis sul olla ka suured tülid sõbraga, sõbrannaga, elukaaslasega. Ja tegelikult igaüks meist peaks vaatama kriitilise pilguga, millest sellel aastal üleüldse peaks loobuma. Millestki, mis eelmised paar aastat on juba pikalt logisenud. Ja siin ma taas olen küles märkinud, et mul on siin juuni, mai, aprill kohta eraldi videod, et tasub tagantjärgi näiteks ka kuulata ja vaadata, kas on täppi läinud. Lihtsalt huvi pärast. Ja tegelikult siis 2025 ma olen teile rääkinud ka, et selles on ka hästi suur nagu prognoos, analüüs, kuidas sa tahad, ennustus. Tegelikult numeroloogias ei ole sellist sõna nagu ennustus, pigem on see, et analüüsin neid numbrite energiaid, seepärast, et igal numbril on oma energia. Ja need korduvad selles, kui ma räägin 7, siis ma räägin alati 7 ühtemoodi. Kui ma räägin 8, siis ma räägin alati ühtemoodi. Tegelikult siin ei ole mingit raketiteadust. Kui te natukenegi süvenete sellesse, siis te hakkate väga hästi aru saama, kuidas süsteem töötab. See on kõik õpitav. Nii et ei pea olema mingi voodoo tädi selle jaoks. Ja mis ma tahtsin veel ütelda, et numeroloogia on palju erinevaid ja igal on oma kalduvus veel sinna lisaks juurde. Mõni paneb kaarte näiteks, mõni tajub selgelt, minul ei ole selgelt nägemise võime, et mul on tunnetamise võime, aga pigem ütlen, et see on juba elukogemus, mitte niivõrd selline wow, et ma näen läbi seinte, et ei ole sellist asja. Vahest võiks olla tegelikult, aga no ei ole, mul on ikka vahest nii mööda kõik asjad läinud. Ja, et pigem on mul elukogemus. Ja see, et ma oskan panna ennast teiste olukorda, mingites olukordades väga hästi. Nii, 2025 et tuletan veel meelde, et see on lõpetamise aasta, igate moodi lõpetamise aasta, et siis kui vaata ma üleüldiselt räägin numbritest 1-9, siis 2025 on kokku liidetult 9, ehk siis 2026 on uus aasta. No see hakkab energiaga 1, et selles suhtes, et siis hakkavad nagu üleüldse üle maailma hakkavad mingid uued asjad toimuma. Ja
kuulsin kuskilt, et on nüüd jälle mingi uus sõda, kas Iraan või Iraak, nagu te teate, kes siis minu kanalit on rohkem jälginud, et ma päriselt ka üldse ei kuula uudiseid, teadlikult üldsegi mitte, ei televiisorit, ei raadiot ja uudised tulevad läbi inimeste. Ja siis keegi ütles mulle, üks klient ütles, et kas sa kuulsid? Vot, kuulsin küll, nüüd tean. Nii, juunikuu, ma räägin nüüd selles suhtes mitte veel juunikuu, suvekuud, juuni, juuli, august tulevad selles osas paremad kui kevadkuud. Selleks, et igat kuud eraldi teada saada, siis ma panen kindlasti eraldi juulikuu välja, siis august ja september ja et püsi kanalil ja jälgi mängu. Kindlasti sa saad sellise täpsema informatsiooni, aga ka siit nüüd saad. Ehk siis juunikuu üleüldse on energiaga kuus, mis mõjutab meie suhteid lähedastega. Ehk siis kui sa liidad kokku, juunikuu on niikuinii kuus, eks ju, siis sa liidad kokku aasta 2025 on 9, sa saad kokku 15, ehk siis 1 + 5 on 6. Tada! Nii lihtne see ongi. Ehk siis number 6 on armastuse kuu, ühinemise liitude kuu. Samuti võivad olla, siis vaata, ma olen rääkinud alati, et on pluss ja miinuspooled, eks ju. Kui on selline armastuse kuu, ühinemise kuu, siis võivad olla ka arusaamatused ja tülid oma kallimaga või lähedastega. Või siis vastupidi, näiteks leppisid hoopis ära sellel kuul oma lähedastega, kallima lapsega, ma ei tea, mida iganes. Kõik suhted, mis on seotud sinu lähedastega, siis sellel kuul. Tahan veel kord korrata, et siin on see, et kas leppisid ära või algasid mingid mõttetud tülid. See võib olla, teate, sellelaadne asi. Ma ise ka panin tähele oma suhte puhul. Ma tegin isegi ühe postituse äkki täitsa juunikuu alguses. Ma ei saa nagu aru, et selles suhtes nagu tuleb nagu mitte millestki mingi täiesti nagu mõttetu pläma, saad aru, et lihtsalt keegi ütleb ühe sõna, teine ütleb teise sõna, see on nagu üldiselt niimoodi tikk ootab, millal ta nagu põlema läheb. Ja siis läkski põlema. Ja siis ma näiteks ka räägin oma mehele, siis ütlesin ka, et lihtsalt võtame seda hästi rahulikult, sellepärast, et see on meie suhtetest. Õnneks me mõlemad usume nendesse asjadesse. Ta on mul rohkem usklikud poole mees, mina usun numeroloogiat ja ka samamoodi universumit ja ma arvan, et eks ma usun Jumalat tegelikult ka vist. Tundub niimoodi. Et aga see selleks, ärge sellesse süvenege, et tähtis on see, et usute kas või iseendasse või ma ei tea kellesse. Et me võtame seda alati siis oma elukaaslasega niimoodi, et seda suhet alati testitakse. Ja siis juunikuu on, hakkasin kohe näed pabistama veitsa, nagu räägin isiklikku juttu. Ma ei taha väga palju oma isiklikest asjadest teile rääkida, aga juunikuu alguses oli sellist naginat, suht paljugi naginat, siis oli mul see tervisejama, aga mina ütlesingi, et need on kõik lihtsalt testid, kuidas me niimoodi hakkama saame. Ja väga hästi saime hakkama, selles suhtes, et sõlmisime kokkuleppe, kõik on hästi. Et kui sina oled ka tajunud, et juuni alguses justkui kisub kiiva, siis jumala eest, ärge tehke mingisuguseid kardinaalseid otsuseid, sellepärast, et see lihtsalt viib nagu need elumahlad üles, alla, kogu aeg nagu mingi väike katsetus. Pigem siin pöörake tähelepanu juunikuus leppimistele. Nüüd tuleb ju jaanipäev on ju need, kes alkoholiga üle võlli seal võivad minna, et hoidke nendel ka silma peal. Ma ei tee mingisugust alkoholi mingit reklaami siin või seda, et hoia oma lähedast või mis see on. Aga elu on lihtsalt näidanud, et selle kuul ei tohi mitte mingil juhul laiali minna. Et leidke rohkem aega koos perega veetmiseks. Kui on näiteks vaja valida, issand huvitav, mul üks klient ütleski, et oleks vaja mingi tööreise teha, aga ta siiski valis perekonna. Ja kui ma nüüd seda lugu siin teile valmistasin ette, siis mul just tuligi see meelde, et väga õigesti tegi. Siin võib olla, vaata, tööd me ikkagi teeme, eks, ja siis tuleb valida perekond. Kui ei ole mingisugune nüüd niimoodi tuline vajadus minna kuhugi, siis võtke perekond, valige perekond. Rohkem proovige neid asju klattida, need tülid sellel kuul. See on nüüd kõik juunikuu üleüldine, kõikidele praegu räägin. See on selline, et kuu võib alata mingisuguse särts-kärts-mürtsuga, et tahaks teada üksteisel soolikaid välja sikutada, aga kuu lõpus siis proovige kõik nagu teha diil. Sõlmige kokkulepped. Eriti siis seda oma lähedastega, ehk siis
noh, mitte eriti, aga eelkõige ongi lähedased, omad lapsed, mees, naine, ema, isa, sugulased ja nii edasi. Nii, aga juulikuu on siis energia 7 mõju all ja see kuu on ideaalne reisideks, seiklusteks, asukoha vahetuseks ja väga oluline on aega veeta looduses lähedastega või siis üksi. Teate, siis kui see juunikuu oli selline kuu, kus nagu rohkem süveneda nagu perekonda, hästi selline nagu tihe perekonnaga koos olemine, siis juulikuu on justkui nagu perega, aga lihtsalt natukene võtate aega nagu noh, eraldi. Ma ei tea, saate aru äkki või? Nagu justkui oled koos, eks ju, aga natukene nagu oled niimoodi zen, et tahad nagu oma ette olla. Ja selleks, et taastada lihtsalt oma varusid. Ja juulikuu on seotud igasuguse liikumisega. Seal võib olla täiesti selliseid väljakutseid, et 1-2 sa peadki kolima. Laps tahab minna sul näiteks ülikooli, siis te peategi elukaaslasega näiteks teda aitama kolida või siis endal on mingisugused asjad, võib-olla töökoha vahetus, mingid selline hästi aktiivne liikumine on seal 7 puhul. Siis augustikuu number on 8 ja see on siis, mäletate, ma olen rääginud teile raha ja karma number, aga seda ei ole vaja mitte mingil juhul karta. Ehk siis siin ma ütlen teile seda asja, see, mis siis jaanuar oli siis esimene energia, eks ju, number 1. See asi, mida sa jaanuarikuus hakkasid külvama, siis augustikuus sa justkui kogud vilja või? Jah. Ehk siis on, pidage nüüd meeles, et ma räägin üleüldiselt, kõigi kohta üleüldiselt praegu, siis ma lähen natukene sukeldun nagu täpsemalt. Et see on üleüldine siis see lugu. Ja see kuu on, kus on vaja õppida midagi uut. On vaja palju panustada oma teadmisi siis ja energiat millegi saavutamiseks. Ehk siis olla hästi tark. Soome keeles on hästi hea väljend, tarka nagu porkana. Et sama tark kui porgand. Ma ei tea, kas porgand on tark. Aga soovitan olla ettevaatlik, keda te augustis aitate eriti rahaliselt, sest kui sellel kuul laenata raha, võite sellest täiesti ilma jääda. Kui te peate sõlmima mingeid lepinguid augustikuus, siis või tegema mingeid olulisi otsuseid, siis olge väga tähelepanelikud, sest number 8 energia nõuab tähelepanelikkust igas asjas. Siin on vaja õiget käitumist, et karma sulle hiljem kehvasti tagasi ei maksa. Kui teed kõik õigesti, siis karma toob sulle jällegi selle hea karma tagasi. Nii lihtne see ongi. Patak. Jaa. Ma loodan, et te saite aru. Ja 8. kuul siis saate selle, mida siis esimesel kuul, mis seemned siis panite mulda, äkki niimoodi. Ja 8. kuu on ka selles suhtes väga hea investeerida asjadesse, mida sa tahad, mis kasvama hakkaks. Siis see on sinna rahakuu ja karmakuu. Silm sügeleb, äkki näen täna kedagi. Kas teil on sellised uskumused, et oota, must kass jookseb üle tee, siis läheb kehvasti, siis oota, mis seal veel oli ja mingisugused asjad on. Mina selle kassi loo muutsin endale ümber, sellepärast, et mina ei tahtnud uskuda. Ma olen üldse selline lillelaps, et ma ei taha uskuda pahasid asju. Et siis ma tegin endale niimoodi, et igal kassil on mingi valge laigukene alati rinna all või kuskil kaela all. Võt, nii et tahtsin niimoodi uskuda. Aga sellised asjad mulle sobivad väga, näiteks kui lusikas maha kukub, siis et tuleb naine vist ja äkki tuleb vene keelest. Ja siis kui kahvel, siis on mees ja kui nuga kukub maha, siis on ka mees ja kui väike lusikas, siis tuleb laps. Ja siis kui silm sügeleb, et siis sa näed kedagi. Ja siis rahaga on ka ju mingid asjad, on ju. Seda ma ei tea täpselt, mis käsi sügeleb, et kus midagi siis tuleb sisse. Sorry, lihtsalt niimoodi tuli mul praegu need asjad meelde. No nii, vahet pole. Lähme siis nüüd selles suhtes edasi. Juunikuu prognoos on mul küll teile juba antud, kuid siiski. Juunikuu on nüüd poole peal, eks täna on 19. Noh, seda on veel 1,5 nädalat täiesti veel olemas, aga ma tahan sellest juunikuust veel kord rääkida siis teistmoodi. Ja, et ma tegin siis selle juunikuu analüüsi prognoosi tegin iga kuupäeva kohta, aga nüüd ma räägin siis selle kohta, kui te nüüd liidate selle kokku, nii nagu eelmised tulid aprill ja mai. Et selleks on sul vaja kokku liita sinu sünnipäev, sinu kuu
ja siis on vaja kokku liita veel lisaks sellele number 6. Niimoodi. Et siis ma nüüd hakkan rääkima, mida toob sulle juunikuu. Selleks liida kokku oma sünnipäev, oma kuu ja siis lõpunumber 6. Number 6 tuleb sellest, kui ma liitsin kokku juuni ja aasta 2025. Ehk siis juunikuu on 6. kuu, pluss 2, pluss 2, pluss 5, noh 0 vahepeal on ju, ja siis tuleb kokku 15, 1 pluss 5 on 6. Niimoodi ma sain selle kuua. Ehk siis nüüd ma räägin sulle juunikuust. Ja see analüüs on küll olemas juba seal, aga ta on teistmoodi mul pandud ja nüüd ma panen teile siia selle niimoodi, nagu on pandud, oli analüüsis tehtud aprilli ja mai kohta. Nii, kui sa said kokku liites number 1, siis sul on elus uue etapi algus. Soovitan alustada millegi uuega, mida ammu oled unistanud. Ära lihtsalt karda, hakka pihta. Issand, tead, ma tahan kohe teile öelda, teate, kui paljud kliendid, kui ma räägin talle, et tal on selline energia, et ta peab nagu läbi sente minema ja tegema ja siis teate, kui paljud kardavad. Nagu mega paljud inimesed kardavad. Seepärast ma saangi kõigest aru. Ma vajan teid lihtsalt, teie coachid, kes te tahaksite minuga koostööd teha, lihtsalt te saate väga palju inimesi, kes vajavad abi. Nii, number 1 siis, sina külva alguse seemned erinevatesse elusfääridesse, alusta treeningutega, kui sa sellega enne ei ole tegelenud, käi arsti juures, tee korralik ülevaatus oma keha tervise osas, anna vereanalüüse. Tee see sõit, mida pikalt oled planeerinud, kuid mäleta, et koos perega. Sest juunikuu on energiakuus, pere on number 1 sellel kuul. Samas number 1 kuul on väga hea alustada uut töökohta, uut projekti, uusi väljakutseid. Kõik, mis on seotud millegi uuega sinu elus, on sellel kuul hea alustada. Samas on see ka väga hea kuu abiellumiseks. See on uus algus või näiteks kihlumiseks. Ehk siis see tähendab seda, et kui te olete nüüd kohtingutel käinud, et siis võiksite hakata juba planeerima natukene üks samm edasi. Või kui te olete juba kihlunud, et siis võiksite näiteks planeerida endale abiellumiskuud. Ja issand, ma ei mäletagi, kas ma nüüd ütlesin teile, et juunikuu üleüldiselt on tegelikult abiellumiseks väga hea kuu, kihlumisteks väga hea kuu. Äkki ma vist ei öelnud. Ja mul praegu tuli meelde. Number 6 on kõik siis seotud armastusega. Nii, aga see oli siis number 1, kui sa said kokku liites sünnipäev kuu ja siis see viimane number 6, mis ma sain juuni ja 2025 aasta kokku liites, et kui sa said number 1, minul on näiteks number 1. Minul on aasta energia ka number 1. Ja ma pärast lõpus räägin vist sellest aasta energiast ka teile uuesti. Vist. Ma tegin mingi spikri, et ma räägiksin kõik järjekorras. Kui sa said kokku liites number 2, see kuu on väga hea läbirääkimiste pidamisteks, liitude loomiseks, kokkulepete saavutamiseks, abiellumiseks, kihlumiseks, samuti väga hea kuu. Sama nagu number 1. Siis väga hea kuu koostöö alustamiseks kellegagi ja nõu küsimiseks on väga hea, kui seda sul vaja läheb. Mitte mingil juhul ei tohi konflikti sattuda sellel kuul. See võib hiljem väga kehvasti tagasi mängida. Mitte mingil juhul ei tohi osaleda mingites tagarääkimistes, kolmandate osapoole rollis olemises. Ehk siis see, et sa oled nagu, ütleme siis nii nagu külajutud tulevad, on ju, keegi ütles sulle midagi, sina ütlesid midagi ja siis ongi täiskäik edasi ja kõik põhja poole. Et ära mitte mingil juhul sekku sinna vahele. Et väldi selliseid segadusi, mis ei kuulu sulle. Siin ma jälle pean kiitma soomlasi, et soomlased ütlevad nii tihti sellist lauset, ei kuulu mulle. Noh, ja siis lähebki lihtsalt edasi. Õudselt palju on õppida nagu selles suhtes, et vaata, et kui ei ole sinu asi, ära lihtsalt puutu sinna selleks, et uudishimus. Tegelege üldse kõik inimesed ise endaga. Et nii ongi. Nii, number 2 sai kõik. Ja siin 2 puhul on ka muidugi see lugu, et kui te olete enne lihtsalt kohtingutel käinud, siis oleks väga hea etapp nüüd edasi astuda ja kas kihluda. Noh, ühesõnaga midagi nagu nüüd oma kooselus edasi viia. Väga hea ka laste eostamise aeg. Võt, nii. Muidugi sõltub vanusest, eks ju. Oleme selles suhtes realistlikud. Kui sa said kokku liites number 3, see on loominguline lend, aktiivsus, ideaalne aeg end näidata suuremale hulgale inimestele, esineda.
kas või kõne pidada ämma sünnipäeval näiteks või siis lapse sünnipäeval või mida iganes. Siin on siis, kui sa oled selle 3. numbri energias, siis sul on lihtsalt, sul on endal hakkab mingi seesmine vajadus tohutult midagi teha. Ja ära takista ennast jumala eest, et tee midagi. Ma ei tea, mine räägi metsas näiteks mändidega juttu, pea neile mingit loengut. Tähtis on see, et sa ennast nagu saad välja rääkida. Tegelikult on see juunikuu siis sinu jaoks ideaalne tutvustada teistele, millega sa tegeled ja mida sa oskad teha. Kui sa oled tundnud, et eelmised kuud oled kuidagi kogunud mingeid materjale, tahaksid juba teistega seda jagada, siis praegu selleks on väga hea aeg. Korraldada näitusi näiteks oma kunstiteostest, esineda laval oma lauludega, Instagramis, TikTokis, Facebookis või YouTube'is avada oma kanal ja rääkida, millega sa tegeled. Või siis näiteks, kui sa töötad kellegi alluvuses, siis kui sul see kuu tuleb mingi nagu tohutult geniaalne idee või mõte, siis mine jaga seda oma juhatajaga, ülemusega. Seepärast, et sa saad kindlasti heakskiitu ja võib juhtuda nii, et palka tõstetakse. Et ära jäta seda enda teada. Vot, kui sa said kokku liites number 4, siis tegele sportiga, tegele oma tervisega, vali ennast ja ära ülekoorma end tööga. Number 4 viitab ületöötamisele ja hullult teiste aitamisele vabatahtlikult, mis ei ole iseenesest paha. Kuid selle puhul on see lugu, et siis teid võidakse üle kasutada, kuritarvitada. Ja selles mõttes, et heategevus on alati tore, kui sa saad nagu justkui vastu ka midagi, kas või selle hea sõna või patsutus õlale, aga tihtipeale sellised inimesed üleüldse, kui sa oled veel sündinud 4. päeval ja 4. kuul, siis ja kui sul on 4. kuu üleüldse energia suhtes, siis ka rahuul appi, ma ütlen päriselt, et selles suhtes, kui sul veel isiklik aasta tuleb number 4, siis see sinul, kui nüüd kõik asjad läksid niimoodi number 4-le sinul isiklikult, siis mina ütleksin sulle, et täiskäik edasi ainult oma ettevõtte luua ja kogu energia sinna panustada. Ma ei taha nagu vähendada seda, et teisi inimesi peab aitama. Peab küll, kindlasti peab. Selleks me oleme siin kõik nagu suures sipelkapesas elame. Aga vaata, kus kohas on piir. Et vahva on, kui alustaksid mingi uue spordialaga, seda siis oma kalli elukaaslasega, mäleta, sest on juunikuu ehk perele keskendumise kuu. Reegel number 1 siin selles number 4 energias on see, et ära üle tööta. Leia tasakaal töö ja puhkuse vahel. Muidu hakkab tervis jupsima. Ja küll sa näed. Ma ei ähvarda. Jaa. Ma vaatan, mis ma siia olin pannud. Ahaa, näed, see ongi see asi. Sorry, et ma natukene võtsin pausi, seepärast, et ma tegin eile veel viimistlused selleks, et mingid mõtteid tuli ja panin juurde. Nii, kui sa oled vahest mõelnud, et mida siis jälgida, ehk siis seda minu kanalil, mida jälgi, siis seda infot on palju. Et mis on siis kõige tähtsam? Siis ma annan teile siit ühe väikse näpunäite. Alustage sellest... Vaata, kui ma teen neid kuuanalüüse, kui ma teen aastaanalüüse ja nii edasi, siis kujutage ette sellist mänguasja nagu see matrjoška. Ma ei tea, vist on mingi matrjoška. See on venelastel minu meelest on selline. Siis vaata, nukud pannakse üksteise sisse, nad lähevad kogu aeg väiksemaks. Vot selline asi. Ehk siis see kõige suurem nukk, pane kommentaaridesse, kui sa nüüd tead, kas oli matrjoška, ma ei mäleta seda mänguasja. Aga üksteise sisse lähevad. Ma tean, et minu lastel olid sellised klotsimängud, läksid suurest väiksemaks, siis nad pidid niimoodi kokku neid panema, pidid aru saama, et väike ei lähe suurega kokku ja mida iganes. Siis, kui sa nüüd vaatad minu analüüsi, siis alusta sellest analüüsist 2025. Milline see aasta on sulle isiklikult, siis sealt mine juba näiteks see kuu nüüd, mis sul on, siis mis meil on, eks ju, meil on see juunikuu. Siis seda vaata. Nüüd on siis, praegu ma ju teen ka juunikuu analüüsi, eks ju. Siis sa võid vaadata seda teist ka, mis oli konkreetselt sinu kuupäevale, et mina 16 sündinud, siis minul on see 16. Ja siis juba kui huvi on, siis igalt poolt, igalt kanalilt numbrite keel leiad sa selle päevaanalüüsi. Aga üks, mis ma ütlen, et ärge nagu hulluks minge, palun, jumala eest, et elage elu, tunnetage, kasutage oma intuitsiooni ja lihtsalt olge nüüd siin ja kohal. Et
meil inimestel on tihtipeale see komme, et me elame justkui homses, et me elame kogu aeg unistustes, aga me unustame ära elada nüüd ja praegu. Ja siis muidugi selline väike reklaamipaus, et kui sa arvad, et see kanal on vahva, sa saatsid palju informatsiooni, siis ära jätta enda sõpru sellest ilma, et jaga seda oma sõbraga. Pane pöial, kui sulle meeldis, kommenteeri ja samas on see, et kui midagi väga isiklikku tahad öelda, mis siia ei taha kommenteerida, siis on olemas selline koht nagu numbritekeel@gmail.com ja sa leiad erinevates kanalites on kirjutamise võimalus, kirjuta meile, mulle. Mul on assistent, seepärast ma räägin meile, et tema filtreerib ära siis negatiivse info, mis minu kõrvad ei pea kuulma, muidu mul läheb mott maha ja seda mina ei taha. Nii et ärge isegi nähke vaeva. Siin on mul YouTube'i kanalil ka 2 sellist aktiivset mahategijat, aga ärge arvake, et ma sellepärast siin katki lähen. YouTube'i kanalil mul ei ole assistenti, kes filtreerib. Ma lihtsalt alati, kui ma loen teie kommentaari, siis ma hingan sügavalt sisse ja siis sügavalt välja. Ja siis ma mõtlen vahest. Minu kanal on tead hästi vabatahtlik kanal. Ma tahtsingi tegelikult, ma ei tea, kas sina kuulad muidugi see, kes sa siin paned mulle vahest neid kriitilisi. Ma arvan, et teid on 2 inimest ja mul on mingis karvane tunne, et te olete mehed mõlemad. Et siis vaata, et umbes see, et kui ma tulen sinu koju, ehk siis YouTube'i kanal on ju minu kodu, eks ju, see on mina, see on täiesti mina. Ja kujuta, et mina tulen siis sinu koju ja hakkan sulle rääkima, kui nõmedalt on sul näiteks see külmkapp pandud nagu kööki ja hakkan nagu korraldama neid asju sul seal. Minu meelest üsna ebamugav, eks ju, et suur austus sulle, et sa käid ja kommenteerid, aga samas on see, et mina austan ka seda, et see on minu pärane ja siin olemine on väga vabatahtlik, päriselt, ja ma austan teid väga, kes te olete. On olemas inimesi, kes annavad mulle selliseid häid kommentaari, kus ma tõesti saan aru, kus ma pean ennast veitsa, mitte muutma, ma ei tea, kas ma suudan ennast muuta, aga mingeid asju ikkagi ma panen ikka kõrva taha üsna palju, et aitäh teile siiratele ja ausatele kommentaaridele. Ma pidin teile ära ütlema, aga teie, kes te lihtsalt sapi pritsite, et võt nii ja võt naa, siis ma olen nii tugev naine, et enam ei lähe korda. Kuigi läheb küll vahest, aga ikkagi. Nii, pajehali, lähme edasi. Siis, kui sa said kokku liites number 5, see kuu sinu jaoks tähendab millegi uue õppimist. Mingi uus õppe, uus projekt, midagi uut on siin oluline alustada ja õppida. Näiteks alustate uue raamatu lugemisega teemal, mida varem te ei teadnud. Uue seltskonnaga tutvumine, uued sõbrad ja selle läbi ka uue info hankimine. No nüüd on ju jaanipäev, eks ju. Ja siis mäletage seda, et kõik uued sõbrad ja sellised asjad üritage teha koos oma sõbraga, koos oma selle elukaaslasega. Seepärast, et hästi palju pidage kõik numbrid meeles, et ühendage seda oma elukaaslasega, seepärast on, kui sul on elukaaslane loomulikult, eks ju, siis on vaja koos hoida seda perekonda. Ja jaanipäev ja palju muid sündmusi, mis nüüd tulevad, festivalid ja kokkusaamised ja igasugused põnevaid asju on suvel. Ja juunikuus ka veel mahub siia üsna palju asju, et hoidke kokku. Ja siin on sulle selles suhtes number 5 energia, et sa saad hästi palju sellist huvitavat infot iseenda jaoks ja seda informatsiooni oleks väga hea sul ka niimoodi läbi seedida ja mõelda, kuidas sa saaksid kasutada seda oma eraelus, oma töös ja nii edasi. Võib-olla tuleb sul näiteks väga hea selline koolitamise mõte, et sa võiksid sellest teha mingisuguse asja või saad mingisuguse inimesega tuttavaks, kellega mingit projekti alustada. Aga see on nagu hästi selline suhtlemisrohke kuu sulle ja mingi uue informatsiooni saamine. Ehk täiesti suhetu kuu. Nii, kui sa said kokku liites number 6, siis arvesta juba seda, et juuni 2025 on energias 6. Kuula, mida ma seal rääkisin suhte kohta. Ehk siis see oli täis armastus. Seal võis olla... Nii. Tuli kõne vahele. Ma loodan, et ja video läheb edasi. Läheb, super. Nii, ehk siis armastuse kuu ja siis seal ma rääkisin ka sellest, et see on kõik seotud siis partnerlusega. Partnerlus siis selles suhtes, et mees ja naine, vot selline ja perekonnaga. Kui sul ei ole meest või kui sul ei ole naist, aga sul on lapsed, siis sul on väga oluline saada oma lastega läbi ja kõik asjad jonksu sättida. Ehk siis see kuu, kui sa said number 6 endale energiaks, on teie suhte osas täielik kontrolli ja eksami kuu.
See tähendab, kas teie suhe tõuseb kõrgemale tasemele näiteks. Kihlumisest järgmine on näiteks abielu või kohtumiste jadast moodustub kihlumine. Võib juhtuda rasestumist, sügavam armumine teineteise ja kui juhul te ei läbi seda eksamit, siis sellel kuul veab teil justkui vägisi allapoole suhtes tülid, arusaamatused, soov lahutada. Kuid ärge mitte mingil juhul seda tehke, sest selle kuu energia ajab armastuse energiat sassi. Mäletate, ma ütlesin teile juunikuu kohta juba iseenesest seda, aga sina, kes sa said veel number 6 energia endale isiklikuks kuuks, siis see võib olla sul täiega üks selline mukikaka kuu. Nagu heas mõttes ütlesin praegu. Sellepärast, et siis järgmine kuu tuleb sul energiaga number 7, siis seal hoopis kõik asi muutub. Nii et tasa ja targu soovitan kenasti suhelda oma vahel. Palun rääkige oma vahel, see on hästi suur probleem, mida suhetes tehakse, et ei räägita. Tean omast käest seda juttu. Olen elanud inimesega, kellega oli väga raske rääkida. Lihtsam oli tapeediga rääkida, sest mul tundus, et tapeet hakkas elama seina peal, kui mina rääkisin. Nii, kui said kokku liites number 7, siis selles kuus on soovitav leida aega olla iseendaga. Mäletate siis, mis oli juulikuu on selline kuu, mis annab siis meile üleüldiselt sellist energiat. Kui juunikuu justkui armastuse suhtes soovitab palju aega koos veeta, siis sinu isiklik kuu energia 7 soovitab leida aega olla iseendaga. Selleks, et kooselu oma elukaaslasega oleks värskem. Võib juhtuda, et su elukaaslane soovitab sul lausa vägisi minna metsa jalutuskäigule või siis osaleda mingis vaimses retriidis, laagris või midagi muud sellist. See ainult värskendab ja tervendab sind. Ehk siis sina mõeldud niimoodi, vaadake, kui juunikuu on nüüd armastuse kuu, kus peaks hästi palju koos olema. Ja siis, kui sinu isiklik kuu tuli number 7, siis sul on justkui selline tunne, et sa tahaksid nagu kogu aeg et sulle ei meeldi kogu aeg, nagu saad aru, nagu mingi selline nagu mesimagus, et kogu aeg peab koos olema ja kõik asju koos ja siis sa tahad nagu justkui, et üksi olla. Siis ma soovitan väga teha nagu see kenasti arusaadavaks oma lähedasele ja siis lihtsalt üteldagi, et ja kallis, ma armastan sind, kõik on väga hästi, et aga ma tahan minna lihtsalt kalale üksi. Vot. Või siis naine ütleb, et ma tahan lihtsalt shoppama minna või siis minu puhul mina ei ole shoppaja üldse. Mina näiteks tahaksin minna koertega jalutama ja siis ma ütlengi, et ma teen sellise pikema jalutuskäigu, et mind ei ole tund aega näiteks või ei võta isegi telefoni kaasa. Kuigi ma olen YouTuber, siis ma võtan telefoni alati kaasa, sest mul metsast lähevad kõige paremad ideed. Ja, aga no selliseid näpunäited, et siis selles suhtes mäletage, et juuni on sellise armastuse kuu, eks ju, aga 7 tahab teid justkui vägisi kogu aeg nagu omaette natukene sikutada, aga lihtsalt suhelge oma vahel, rääkige. Kui said kokku liites number 8, see tähendab alati siis 8 puhul rahanumbrit, eks ju, siis karmanumbrit mäletage ja suured müügid, suured rahaliikumised. Kui te soovite pikemalt midagi müüa, siis selles kuus on väga hea, siis suurepärane. Või väga hea aeg teha mingeid rahalisi tehinguid. Mäletage, et kõik peab olema kooskõlas oma elukaaslasega, sest see kuu lausa kohustab seda. See tähendab seda, et sa ei saa teha, kui sul on see elukaaslane, eks ju, perekond, sa ei saa teha nagu tema selja taga, et müüd näiteks mingi auto ära või ma ei tea, mingid asju, et mõtled, et tahad hakata, teil on mingisugune, mitte ladu, aga kuidas seda öeldakse, kelder, kuur. Siis sealt mingid vanu asju tahad ära lihtsalt müüa näiteks soo.ee-s, eks ju, ja siis ei ütlegi üldse naisele seda. Tahad küll talle võib-olla mingi kingitust osta, aga lihtsalt müüd ära mingi jalgratta. Noh, et lihtsalt rääkige. Minu meelest üleüldse suhtes on kõige A ja O on alati see, et peab suhtlema oma vahel. Isegi sellised lapsikud ja mõttetud jutud, aga ikkagi tuleb ära rääkida. Aga pane siis tähele, jah, et siis number 8 on see väga hea kuu energia, kus sa saad midagi nagu suuremat investeeringut hakata tegema. No näiteks tahad osta näiteks korterit, mida tahad üürile panna. Võib-olla need inimesed, kes teavad, ma ei tea, mingitest rahadest, mina eriti ei ole virtuaalraha inimene, vot ei ole usku veel millegi pärast, nii et ärge mulle neid pakkuge. Siis võib-olla sinna investeerida, ma ei tea, näiteks kuld räägitakse, et kuld on väga väärtuslik, et seda võib alati kokku osta. Noh, midagi sellist. Kui said kokku liites number 9, see tähendab millegi lõpetamine. Nii nagu aasta 2025 isegi tähendab lõpetamist. Nii nagu ma teile rääkisin. Alguses, selle teksti alguses täitsa. Et see on justkui finišijoonele saabumine. Ehk siis vabane vanadest asjadest, mida sa ei vaja. Korista oma ümbrust.
kõik, mis sul siis ümberringi on, siis käi lihtsalt läbi sahtel sahtli haaval. Vaata läbi inimeste nimekiri oma meediakanalitel, kustuta kontaktid, mida sa ei vaja. Samuti ka organismi puhastus on sellel kuul väga soovitav. Ehk siis vaadake nüüd, kui naljakas minu meelest, naljakas ja naljakas. Kui sa said selle kuu endal number 9, siis see tähendab seda, et sa selle kuu sees nagu teed sellise puhastuse, aga 2025 iseenesest kogu see aasta on üks puhastuse aasta. Ma ise tunnetan ka hästi palju mingites oma juttudes, kuna mul on mitu asja, millega ma tegelen, ehk siis ärid või kuidas seda nimetada, naljakas on nimetada seda äriks, aga ikkagi on siis asjad, mis on nagu mul 14-15 aastat olnud, kuidagi nagu vägisi hakkab nagu ära lõppema. Ja ma tean seda ise numeroloogina ja tean oma kuid ja tean oma aastaenergiat ja kõik asju, et selleks, et saaks alata mingi uus asi, pead sa vanast loobuma, eks ju. See on samamoodi, kui sa tahad köögikardineid, ma vaatan just köögiakent, siis samamoodi sa pead lihtsalt selle vana ju nagu loobuma vanast selleks, et saada uus. Ma peakski kardineid vahetama tegelikult. Ja, vaata, kui jutuks tuli. No vahest on see ka, et tahad näiteks köögirätikuid vahetada, siis sa pead ka ju vanadest loobuma. Ma väga loodan, et enam tänapäeval ei ole neid inimesi, kes mingi vanade aluspükstega pesevad põrandaid ja nii edasi. Et isegi köögirätikutega võiks loobuda. Okei. Saad aru küll, et kui sul on siis number 9, et sa pead tegelikult siis tegema mingi puhastuse ja kusjuures mina soovitan väga teha sellist asja, ma ise olen ka teinud ja vahest isegi on see kummaliselt lõppenud, aga teinud suurt puhastust oma Facebooki nimekirjas ja sellised, mul on olnud siis selline üks klausel endale võetud, kui aasta jooksul ma ühtegi sõna selle inimesega pole vahetanud, siis ma kustutan teda nimekirjast ära. Vot. Kuigi on küll vahest millegi pärast on väga hea, kui sul on seal 1000 või 2000 või 25 000 jälgijat, vot ma ei tea. Eks sa siis kommenteeri siia, mis meelt sina oled. Mina olen seda meelt, et liiga on palju. Nii, aga siis selleks, et teada saada, milline tuleb sinu juuli või august, saad sa juuli jaoks liita kokku samuti oma päev ja kuu ja number 7, ehk siis juuli pluss 2025 on kokku 7. Ja siis sa saad täpselt sama põhimõtte järgi, mida ma nüüd sulle rääkisin. Sa saad teada selle juulikuu energia. Samamoodi sa saad täpselt teha ka augusti puhul. Eks põhimõtteliselt mul enam tulevikus pole vaja teile üldse kuu analüüse teha. Te saate siit kõik svikri tegelikult. Okei, ma iga kord küll otsin mingit lisanüanssi, mida teile lisada selle kuu energiates, kui ma räägin teile. Aga siin selles suhtes, kui sa nüüd tahad teada enam-vähem, kuidas su nagu juuli näeb välja, kuidas su august näeb välja, siis näiteks, kui sul oli nüüd selle kuu energia number 1, siis juuli ongi juba number 2 ja august on juba number 3. Saate aru, see kogu aeg kõik see tsükkel nagu kordub, siin pole mitte mingisugust raketiteadust, see on lihtsalt nii imelihtne. Ja ma soovitan alati, kui sul on number 1 energia näiteks kuus, siis pane mingisugune seeme mulda selleks, et siis 9. kuul sa saaksid, ütleme tegelikult 8. kuul, 8 on karma ja raha number, siis sa saad juba selle nagu sealt välja võtta. Ja 9 on see, et sa sööd ta lihtsalt ära. Ja siis näiteks 9. kuu energia on ju siis september, eks ju, meil üleüldiselt. Aga mis su isiklik kuu on, seda sa pead arvutama siis. Jah, ma väga loodan, et sa hulluks ei läinud. Minu jaoks on see väga lihtne. Et ma arvan, teie, kes olete siin kanalil pikalt olnud, siis te juba saate väga hästi seda aru. Nii. Ja siis siia kanalile tuleb palju huvitavat informatsiooni veel edaspidigi, mida ma teiega jagada tahan. Ja kui oled pikalt mõelnud oma elu üle, et miks sinu elus juhtuvad just need sündmused ja juhtumid ja miks need inimesed korduvad ja miks üleüldse su elus on selline asi juhtunud, et siis on väga hea võimalus selle jaoks teha see isiklik analüüs. Seepärast, et see, mida ma siin YouTube'i kanalil teen, on üleüldine, aga sinu isiklikus analüüsis tulevad välja need konkreetsed, kes sina oled, vaata, plussid ja miinused. Ja nii nagu ma olen olnud ennegi ja jään alati korrutama seda, kui sinu jaoks või meie kõigi jaoks ja minule ka kunagi oli väga oluline elutee number, siis tegelikult elutee number aktiviseerub alles siis, kui sa saad oma põhimiinustega ühele poole, kui sa saad teada, mis on su miinused ja hakata neid keerama plussi poole, siis alles aktiviseerub see elutee number. Ja elutee number tegelikult aktiviseerub, ma arvan,
pluss-miinus seal 35-40, siis ta hakkab toimima. See on ainult puhas minu arvamus, sellepärast, et kui ma nüüd vaatan sünnikaarti, kujutan seda ette ja kuidas aastad jooksevad, kuidas meie nagu, kuidas seda öelda, areneme inimestena, siis elude number aktiviseerub seal. Ja mõnel ta ei aktiviseerugi, sellepärast, et kui inimene on ainult miinus poole peal, nii nagu teatud kommenteerijad siin, minu arvamus on see puhtalt, et lihtsalt kui nagu mitte midagi ilusat sealt suust välja ei tule, et siis ongi game over minu meelest. Aga igaüks ise otsustab, mis elu tahab elada. Me elame kõik vabal maal. Sõna vaba on kogu see värk siin. Ja informatsiooni leiate siis meie tegevuste kohta, ehk siis minu tegevuste kohta www.numbritekeel.ee ja igal pool leiate mind siis Numbrite Keele nime all. Mina tänan sind väga. Veetsime koos lõbusalt aega 40 minutit. Kui tundub, et tahad jagada seda informatsiooni, jaga. Kui tundub, et tahad kommenteerida, siis ma olen väga tänulik, kui sa kommenteerid. Ja kui midagi väga isiklikku on, siis pane lihtsalt mulle otsi võimalus, kuidas sa minuga kokku saad seal meedias siis, jah. Et kõikidele kirjadele ma üldjuhul ikkagi vastan. Kas lühikeselt või pikalt, mida iganes. Ja mõni on küsinud minu käest ka sellist asja, et kuidas saaks minuga nagu isiklikult kokku rääkida või suhelda, siis mina ütlen teile niimoodi, ainukene võimalus selleks soovitan võtta pikema sünnikaardi paketi, pikema või suulise või siis kuidas ta on, selline sinna sisse kuulub juba minuga suhtlemine. Ja kes on julgem siis selles suhtes, et mina väga soovitan kasutada seda võimalust, et mulle ka seal häälsõnumeid vastu saata ja arutada, seepärast, et kui ma sinu sünnikaarti läbi teen, siis sul on alati võimalus minuga vestelda häälsõnumite teel. Minu jaoks on see selles suhtes mugav, et häälsõnumiga saab kiiremini sõnu välja rääkida, kui see trükkida. Ja kõik on selles suhtes õige ja kõik variandid on õiged, et ka kirjalikus paketis sa saad väga hea informatsiooni, aga siis ei ole lihtsalt suhtlemist ja mõni ei tahagi suhelda. Et on juhtunud ka niimoodi, et häälsõnumite paketi soovi ja lihtsalt ei tahagi suhelda, nii et ma ei võta seda üldse isiklikult. Ei peagi rääkima selles, et võib-olla oled sa nii šokiseisus peale seda, kui sa said endal mingid teatud koodid teada ja oledki seal sellises. Ma loodan, et ei ole kunagi. Mitte keegi peale suhteanalüüsi, selle sünnikaardi analüüsi ei ole keegi sellises surnud seisus, et ei tea enam, mis üldse endaga peale hakatast. Ega ma omast arust räägin seda, mida ma näen ja siis ma räägin suht ilusti ja tahan kõiki aidata, nii nagu ma aitan ennast iga päev. Vot, aga tšau kakao, mina olen Merike Numbrite Keel. Aitäh, et oled olemas. Tšau. Ja ilusid jaanipäeva, kui me siis teiega kokku ei saa. Mina küll Eestisse ei tule. Mina naudin siis Soomas neid vihmaseid päevi, aga teen kliente võimalikult palju sellistel vihmastel päevadel. Plaani ei ole. Nii et kes on Soomes, et tervitan teid ja naudime koos igaüks omas koopas seda vihmast päeva. Tšau, tšau.